Liikudes vallalinna Jõhve tänavatel paaramatult pöörame tähelepanu bussiootepaviljonidele, täpsemalt nende paviljonide ümbrusele. Peale seda, kui katkestati linnahoolduse leping, vallavõimud ei suutnud korraldada uute lepinguliste partnerite kvaliteetse töö. Nädalalehe Panorama toimetus on juba saanud mitmeid kirju Jõhvi elanikelt, kus inimesed kurdavad koristamata bussiootepaviljonide ümbruse üle. Prügi utiliseerimine linna prügikastidest, sealhulgas bussiootepaviljonide juurest, jäi unarusse. Jõhvi linn sõna otses mõttes uppub prügisse, aga vallajuhed ei suuda probleemi lahendada. Bussiootepaviljonide ümbruse koristamisel eelmisel talvel ei saa esitada NNV töötajatele mingit pretensioone. NNV mobiilne brigaad igapäevaselt ka puhkepäevadel liikus linnas ringi ja koristas bussiootepaviljonide alad lumest ja prahist. Valla poolt korraldatud hooldustööde uus hange ebaõnnestus. Seega uutel tegejatel pole mingeid lepingulisi kohustusi. Tähendab, pole ka kedagi, kellelt võib küsida linna hooldamise teemadel. Jääb loota ainult lindudele, varestele ja kajakatele, kes osavalt askeldada prügikastide juures. Peaksime nüüd linde õpetama viima prügi uikala prügilase, siis on linn jälle puhas. Võrreldes bussiootepaviljonide seisukorda Kohtla-Järvel ja Jõhvis vahe on selgelt näha. Kaevurite linn on sellest punktis kooris kindlalt vallalinnast ees. Kohtla-Järvel endiselt teostab linnahooldust NNV. Kohe, kui tekkis võimalus koristada bussiootepaviljonide alad, seda koheselt ka tehti. Mobiilsed tööliste brigaadid igapäevaselt liiguvad linnas ringi. Tühjendatakse bussipaviljonide prügikastid, sama tehakse ka teistes avalikes kohtades. Teisisõnu aastatega juurdunud linnahooldustehnoloogia töötab efektiivselt ja stabiilselt. Bussiootepaviljonide korrashoid on ainult üks väike osa linnahooldusega seotud lepingulistest kohustustest talvelt kevadesse ülemineku ajal.